Juhtum mehest, keda süüdistatakse oma raseda naise tapmises, muutus just veelgi šokeerivamaks. Istun täna hommikul siin oma kohviga ja mõtlen tarkvara hindadele. See oli Lee Gilly LinkedInis enne, kui temast sai 2024 aastal mõrvas süüdistatav. Ta pidi järgmisel kuul kohtu ette astuma, kuid siis kadus ta jäljetult. Nüüd on võimud ta teisel pool maailma vahi alla võtnud. Kuidas suutis mees riigist põgeneda, kui teda süüdistati surmanuhtlusega karistatavas mõrvas? Me käsitleme seda juhtumit Law and Crime'i esituses. Mina olen Chris Stewart. Väga vähesed süüdistatavad, keda ähvardab surmanuhtlusega mõrvasüüdistus, saavad kohtuprotsessiks kodus valmistuda. Tundub, et Lee Gillyl ei ole enam võimalik seda luksust nautida pärast seda, mida ta väidetavalt just tegi. Võimud on ta Itaalias vahi alla võtnud. Ja ma räägin teile kohe, mida ta võimudele ütles, kui nad ta Milanos kõrvale kutsusid. Räägime ka veidi uuest tõenditest, mille prokurörid on viimastel nädalatel selle nüüdseks väidetavaks mõrvariks saanud isa vastu esitanud. Aga enne kui ma kõigest sellest räägin, tahan teid selle juhtumiga kurssi viia ja rääkida, milles seda meest süüdistatakse. See on siis Lee ja tema naine Krista. See paistab olevat jõuluhommik aastaid tagasi. Sotsiaalmeedia järgi abiellus see paar umbes 2017 aastal ja neil läis kõik hästi minevat. Ausalt öeldes tundus Lil kõik hästi minevat. Nad elasid suurepärases majas Houstonis. LinkedIni andmetel töötas Lee tarkvaratööstuses. Nagu sa tead, oleme tarkvarakonsultatsioonifirma ja ma just hiljuti aitasin sõrral valida tarkvarapakkujat. Koduses elus oli paaril väidetavalt 2 last ja nad ootasid 2024. aastal 3. last. Kuid siis, 7. oktoobril 2024 muutus kõik. Houstoni politsei sõnul kutsuti nad paari koju umbes kell 23:30. Alguses tuli see kõne enesetapu või üledoosi kohta. Lee väitis, et leidis oma naise Krista teadvuseta. Ta viidi haiglasse, kus ta kuulutati surnuks. Ta ei kaotanud mitte ainult oma elu, vaid ka oma sündimata lapse. Krista oli surma hetkel 9. nädalat rase. Väidetavalt oli Lee see, kes helistas hädaabi numbrile 911 ja ta ütles, et tema naine läks magama 3 tundi enne teda. Kui ta hiljem nende tuppa läks, leidis ta naise sealt. Kohtudokumentide kohaselt ütles ta arstidele, et tema naine ei olnud enesetapjalik ega tarvitanud narkootikume. Tundub, et ta väitis, et tal polnud aimugi, mis tema naisega juhtus. Paaril oli 2 väikest last, kes olid samuti kodus, kui see kõik väidetavalt juhtus ja nende ema suri. Nüüd, kuigi politsei sõnul väitis Lee, et ta ei teadnud, mis juhtus, avaldavad võimud nüüd, mis tegelikult juhtus. Väidetavalt on see tõde palju häirivam, kui keegi oleks osanud ette kujutada. Kohtudokumentidest selgub, et Krista vigastused viitasid väidetavalt kägistamisele. Arstid näitavad ka, et Lee väidetavalt tunnistas, et paar oli tülitsenud sel ööl, kui naine suri. Paistis, et neil oli ideaalne abielu. Kuid prokurörid väidavad, et Lee käitus aastatel enne Krista mõrva ning ka tema surmaeelsetel ja järgsetel päevadel väga murettekitavalt. Räägime sellest kohe varsti. Aga ma tahan rääkida ka sellest, mis juhtus pärast Krista surma. Lee arreteeriti 5 päeva hiljem ja politsei esitas talle süüdistuse mõrvas raskendavatel asjaoludel. Siin on ta esimest korda kohtus Houstonis 2024 aastal, nagu teatas KHOU TV. Kohtunik määras kautsjoniks $1 000 000. See on küll suur summa, kuid Lee suutis selle tasuda 3. osapoole käendatud kautsjoniga samal kuul, mil tema naise oletatav mõrv aset leidis. Lee on sellest ajast peale vanglast väljas olnud, kuid tal tuli kanda GPS jälgimisseadet. Nüüd, kuidas ta väidetavalt sel kuul USA-st välja pääses ja Itaaliasse jõudis, on selle loo oluline osa. Ning see puudutab ka seda GPS jälgimisseadet. Ja oota vaid, kuni ma räägin sulle, mida ta väidetavalt Milanosse jõudes võimudele ütles. Kohtudokumendid heidavad nüüd valgust ka sellele, mis toimus väidetavalt ideaalses abielus aastatel enne Krista surma. Eelmisel kuul esitasid prokurörid dokumendi, milles kirjeldati osa tõenditest, mida nad plaanivad kasutada Lee eelseisval kohtuprotsessil, ja see sisaldab mitmeid šokeerivaid süüdistusi. Prokurörid väidavad, et 2024 aasta märtsis, umbes 6 kuud enne Krista surma, postitas Lee väidetavalt Redditisse, et tal on, tsiteerin, oma abielus igav. Ja see mees, kes on nüüd 39-aastane, soovis kolledžealist naist kohustuste vabaks seksisuhteks.
seejärel väidavad prokurörid, et tema naise väidetava mõrva eel ja järel ostis Lee 7. oktoobril Krista väidetava mõrva päeval uue Kia Telluride maasturi ilma tema teadmata. Tuletame meelde, et kell oli 23:30. Sel ööl kutsuti Houstoni politsei nende majja. Siis on 6. kuupäev, päev enne Krista mõrva. Prokurörid ütlevad, et 2 sõpra nägid Lee'd ühes Houstoni kohalikus baaris. ja tundub lihtsalt, et nad usuvad, et ta käitus veidralt, sest nad ütlevad, et baaris peetud vestluses temaga oli see ilmne. Lee nimetas oma noort poega halvustava väljendiga, mida kasutatakse geide kohta. Siis päev enne seda ütlevad pereliikmed, et Lee käitus peol, kus nad olid, veidralt. Aga nüüd peame tõesti jõudma Lee käitumiseni pärast Krista väidetavat mõrva, mida prokurörid võitsid ausalt öeldes võtta märgina sellest, mida ta väidetavalt hiljuti tegi, põgenedes enne oma kohtuprotsessi. 8. oktoobril, päev pärast Krista mõrva, väidavad prokurörid, et Lee ütles, et teda püütakse väidetavalt süüdi lavastada ja et ta on sihtmärgiks. Prokuröride sõnul väitis ta ka, et peab riigist lahkuma. Lee väitis väidetavalt, et ta peab seda tegema enda eest hoolitsemiseks. Nüüd liigume 10. oktoobri juurde. Tunnistajad ütlevad, et Lee väitis, et tal on vaja Houstonist lahkuda ja seekord ütles ta, et tahab minna tagasi oma koduosariiki Lõuna-Carolinasse. Prokurörid ütlevad, et ta tahtis tagasi minna 12. kuupäeval, mis on sama päev, mil ta arreteeriti. Prokurörid ütlevad ka, et Lee ei lubanud oma lastel Krista perekonnaga rääkida. Aga võib-olla kõige süüstavamad seigad, mida prokurörid ütlevad, et nad tahavad kohtuprotsessil kasutada, pärinevad aastast 2023. Prokurörid väitsid, et 2023 aastal oli Lee'l suhe ühe naisega San Diegos. Seejärel ütlevad prokurörid, et ajavahemikus 2025 aasta aprillist maini, nii et pidage meeles, see oli ajal, mil ta oli kautsjoni vastu vabaduses ja teda süüdistati oma raseda naise tapmises. Lee võttis ühendust sama naisega, kellega tal väidetavalt oli suhe. Ja prokurörid ütlevad, et ta rääkis plaanidest põgeneda Mehhikosse või mujale maailma. Lee väidetavalt ütles, et ta suudab eemaldada oma GPS jälgimisseadme. Samuti rääkis ta väidetavalt oma armukesega abiellumisest ja uue identiteedi saamisest. Ta olevat küsinud sellelt naiselt, kas ta teab mõnest Mehhiko isikutunnistusest, mida ta võiks saada, et aidata tal riigist lahkuda. Nii kirjutavad prokurörid. Oluline on märkida, et samal kuul, kui prokurörid väidavad, et see suhtlus toimus 2025 aastal, esitas Harris County, Texase suuržürii Leele süüdistuse oma naise tapmise eest mõrvas raskendavatel asjaoludel. Räägime nüüd tõenditest. Sul on see lahkamisaruanne, mis väidetavalt näitab, et Krista kägistati surnuks. Ja siis olid need lood, mis kirjeldasid meest, kes väidetavalt oli oma abielus õnnetu, kuid näis ka kontrolli alt väljuvat. Nüüd oleme aastas 2026. Ja 4. mail esitasid prokurörid dokumendi, milles süüdistati Lee'd kautsjoni tingimuste rikkumises. Nad väidavad, et 1. mail said võimud GPS jälgimisseadmest, mida Lee kandis, teate, et sellega oli manipuleeritud vahetult pärast kella 9 õhtul. Võimud üritasid Lee'ga ühendust saada, kuid nad väidavad, et see ei õnnestunud. Täna rääkisime Lee advokaadiga. Tema nimi on Dick DeGuerin. Ta on tuntud kaitseadvokaat, kellel on olnud oma karjääri jooksul mitmeid kurikuulsaid kliente. Näiteks Robert Durst, keda võite mäletada HBO tõsielu krimidokumentaalist The Jinx. DeGuerin ütles meile, et Lee Gilly olevat väidetavalt riigist lahkunud, põgenedes esmalt Kanadasse ja seejärel lennates otse Milanosse, Itaaliasse. Ja just seal Milanos on Lee Gilly praegu vahi all. DeGuerin ütles meile, et ta ei ole kindel, millal tema klient Ameerika Ühendriikidest lahkus. Ta ütles ka, et üritab Lee Gillyga ühendust saada, kuid tal ei ole seni õnnestunud temaga rääkida. DeGuerin ütles KPRC TV-le, et kui Lee Gilly Milanosse jõudis, tundus, et võimud ei uskunud tema isikut tõendavat teavet. Ja tema advokaat ütleb, et seejärel tulastas Lee Gilly end ise ning väitis, et teda süüdistatakse Texases alusetult ja ta soovib varjupaika. Huvitav osa selles loos on põhjus, miks ta võis minna just Itaaliasse, mitte mõnda teise riiki. Miks ta just Itaaliasse läks, on selle loo huvitav osa, millest räägime kohe meie külalisega. Sest kui Lee Itaaliasse jõudis, väitis ta väidetavalt, et teda ähvardab surmanuhtlus. Ma tahan, et sa seda meeles peaksid. Lee on süüdistatud mõrvas raskendavatel asjaoludel, kuid DeGuerin ütles KPRC-le, et prokurörid pole kunagi öelnud, et nad selles asjas surmanuhtlust taotlevad. Gilly järgmine kohtuistung on kavandatud 5. juunile. Liituge meiega, et rääkida sellest juhtumist ja Lee Gilly Ameerika Ühendriikidesse tagasitoomisest.
meiega on kriminaalkaitsja Eric Fadis. Alati on hea siin Law and Crime'is näha. Niisiis, Lee'gile on vahi all Milanos, Itaalias. On palju rääkida sellest, kuidas ta üldse Itaaliasse jõudis. Aga nüüd, milline on protsess tema tagasi toomiseks Houstoni? Muidugi, Chris, see on üsna keeruline väljaandmisprotsess. Sellega on seotud mitte ainult Texas osariik, vaid tõenäoliselt ka föderaalvalitsus. See on tõesti diplomaatiline protsess, kus meie föderaalvalitsus peab võtma ühendust Itaaliaga. On mitmeid nõudeid, mis peavad olema täidetud, et Itaalia oleks nõus süüdistatava Ameerikasse, Texasesse välja andma. Nagu ma ütlesin, see on üsna keeruline protsess ja ma kujutan ette, et selle nimel juba praegu astutakse samme. Nii et tema advokaat räägib mõnele kohalikule telejaamale, kuidas see tema teada juhtus. Lee Gilly mingil hetkel, pole selge millal, lendab ta USA-st Kanadasse või jõuab Kanadasse ja sealt edasi lendab ta Itaaliasse. Ta jõuab Itaaliasse kontrollpunkti ja Itaalia võimudele tundus tema isikut tõendava dokumendiga midagi kahtlast olevat. Ja siis ütleb ta, et teda süüdistatakse Ameerika Ühendriikides alusetult ning ta soovib taotleda varjupaika. Kuidas see toimib? Ja me räägime tänapäeval palju varjupaigast, tead, erinevatel tasanditel, eriti poliitilises sfääris. Kuidas see kõik välja näeb? Aga selles olukorras, kuidas see toimib, kui keegi ilmub lennujaama kontrollpunkti ja ütleb, et soovib varjupaika taotleda? Tead, enamikus riikides on varjupaiga saamiseks kõrgemad nõuded kui lihtsalt see, et mul on kriminaalasi käsil ja ma arvan, et mind süüdistatakse alusetult. Sellest tõenäoliselt ei piisa. Tavaliselt on olemas ametlik õiguslik protsess, mille käigus peab inimene esitama dokumendid. Tuleb näidata tagakiusamist. Sageli on see seotud etniliste või poliitiliste rühmade tagakiusamisega. Peab olema surmaoht või tõsise kehavigastuse oht. Kõik need asjad peavad olema dokumenteeritud, et vastuvõttev riik saaks seejärel varjupaiga taotluse menetleda. Aga lihtsalt kohale ilmumine, peatamine ja ütlemine, et minu vastu on alusetu süüdistus, sellest ei piisa. Jaa. Ja nüüd eeldame, et ta tuleb mingil hetkel tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Me ei tea, miks Itaalia oli see koht, kuhu ta läks, aga tundub, et see riik on Ameerika Ühendriikidega üsna heas suhtes. Ma mõtlen, millised takistused, ma arvan, tekiksid siis, kui ta läheks Itaaliasse võrreldes näiteks Moskvaga. Kui ta lendaks Moskvasse, siis eeldan, et tema tagasitoomine Ameerika Ühendriikidesse oleks natuke keerulisem. Mis sulle selle juures kõige rohkem silma jääb, et just see riik oli see, kuhu ta läks? Mõned olulised punktid selle kohta, Chris. Vaata, on riike, mis tavaliselt ei anna inimesi välja. Minu arusaamist mööda on üks neist Vietnam. Kui inimene läheb Vietnami, siis tõenäoliselt ei saadeta teda tagasi. Ma arvan, et ta valis Itaalia sellepärast, et seal on väljaandmise puhul tingimus, mille kohaselt, kui inimene seisab silmitsi surmanuhtusega, võib Itaalia olla palju vastumeelsem selle inimese väljaandmisel. Ja minu arusaamist mööda nõuab Itaalia kinnitust, et isegi kui isikule võib määrata surmanuhtuse, ei hakka prokurör seda nõudma. Kui Itaalia on saanud kinnituse, et väljaantavat isikut ei hukata, siis minu arusaamist mööda on nad palju aitimad selle väljaandmisprotsessiga edasi minema. Ja ma arvan, et on tõenäoline, et nad saadavad selle süüdistatava tagasi. See on huvitav, sest ma tean, et tema advokaat ütles samuti, et praegusel hetkel ei ole Texase prokurörid öelnud, kas nad kavatsevad selles asjas surmanuhtlust taotleda või mitte. Talle on esitatud süüdistus mõrvas, mille eest võib määrata surmanuhtluse. See on peaaegu nii, et kui ta tõesti muretseks surmanuhtluse pärast, siis see, et ta suutis Itaaliasse jõuda, võiks isegi tema kasuks töötada. Võib-olla, ja nagu ma ütlesin, arvan ma, et sellepärast ta tõenäoliselt Itaalia valiski. Tead, ma olen selle juhtumi kohta mõningaid artikleid lugenud. Minu mulje oli, et prokurör ei kavatse surmanuhtlust taotleda, kuigi süüdistus teoreetiliselt võimaldab surmanuhtlust. Kui prokurörid sisuliselt kirjutavad mingi kirja, kus ütlevad, kuule Itaalia, me ei kavatse seda inimest hukata. Ma arvan, et sellest tõenäoliselt piisab, et ületada see takistus, mis puudutab surmanuhtlust.
aga kui see oleks olnud surmanuhtlusega kaasus ja nad oleksid taotlenud surmanuhtlust, siis sellel mehel võiks olla rohkem võimalusi ja tõenäolisem oleks, et ta jääks Itaaliasse. Aga ma arvan, et nende asjaolude juures see on ebatõenäoline. Jah, ei, see on kindlasti huvitav dünaamika. ja enne kui me jõuame selleni, kuidas see võib tema eelseisvat kohtuprotsessi mõjutada ja kuidas see kõik edasi läheb, siis kuidas tal õnnestus liikuda? Sest kui sa seisad silmitsi selliste süüdistustega nagu tema, siis tal oli ilmselgelt see GPS jälgimisseade, mille ta ära võttis. kas sind üllatab, et ma mõtlen kontrollpunktide peale? Ja isegi kui tal õnnestus Kanadasse pääseda, ma ei tea, kas ta sõitis autoga Kanadasse. Me tegelikult ei tea selle osa kohta eriti midagi. Aga tal õnnestus kuidagi piir ületada. Texase osariigist välja saada ja siis Itaaliasse jõuda. Et kogu tee peale ei tekkinud kuskil kahtlusi, kuni tal Itaaliasse jõudes oli mingi isikut tõendav dokument, mis tundus sealsetele inimestele natuke kahtlane. ma olen üllatunud, Chris, et teda enne seda ei peatatud. Ma olen üllatunud, et ta jõudis üle ookeani minu kodumaale Itaaliasse. tead, tavaliselt juhtub nii, et eriti kui GPS jälgimisseade eemaldatakse, saadetakse sellest teade asutusele, kes seda jälgib. Sageli väljastatakse selle inimese vahistamiseks kiiresti vahistamismäärus. Ja kui inimene reisib, eriti rahvusvaheliselt, siis on ametnikud, kes kontrollivad, kas riiki sisenevate inimeste kohta on välja antud vahistamismäärus ja neid peatatakse sageli. Kuule, Chris, mul on olnud kliente, kes olid tingimisi karistusel ega omanud isegi vahistamismäärust. Nad lihtsalt reisisid ja neil oli kohtumäärus, mis andis neile selleks loa. Ja neid peatati ning küsitleti pikemat aega. Nii et fakt, et ta jõudis Itaaliani välja, on minu jaoks üsna üllatav. Jah, tõesti on, sest ma tean, et GPS jälgimisseadme kohta anti vist teade umbes kell 9 õhtul. Ühel ööl. Aga isegi kui ta sõitis sinna, siis võiks arvata, et see oleks pidanud mingisuguse häire käivitama. Ja siis oleks sul olnud piisavalt aega sinna jõuda, sellega tegeleda. Nüüd, kui ta on vahi all, tuleb ta lõpuks tagasi. Kui ja millal see kohtusse jõuab, siis kuidas mõjutab see, et see mees seisab nende süüdistustega silmitsi ja loomulikult ka tõendid, millest me varsti räägime, seda, kuidas vandekohus teda võiks vaadata. Tead, ma arvan, et siin on kaks võimalikku tõlgendust, üks prokuratuurilt ja teine kaitsjat. Prokuratuur ütleb, et see näitab teadlikkust oma süüst. See on inimene, kes teadis, et tema vastu esitatakse väga tõsine tapmissüüdistus ja et olukord muutub tema jaoks järjest raskemaks. Ja ta üritas plehku panna, üritas põgeneda, üritas lahkuda selle koha jurisdiktsioonist, et teda kinni ei võetaks, sest ta teadis, et oli midagi valesti teinud ja ta teadis, et tõenäoliselt mõistetakse ta süüdi. Seega oli tal teadmine oma süüst. Kaitse, nagu sa mainisid, tema advokaat, väga andekas Dick DeGuerin, kes on tuntud kaitsja, on öelnud, et süüdistatava lahkumise motiiv riigist oli see, et ta kartis. Ja tead, võib-olla kui inimest süüdistatakse valesti kõige tõsisemates kuritegudes, siis pole ebamõistlik arvata, ta võib sattuda paanikasse ja proovida võtta mingeid hetkelisi, äkilisi meetmeid, et vältida seda, mida ta peab ebaõiglaseks süüdistuseks. Nii et see sõltub sellest, millist tõlgendust žürii peab kõiki muid asjaolusid arvestades kõige mõistlikumaks. Ma tean, et prokurörid esitasid paar nädalat tagasi dokumendi, kus nad tõid välja mõned lood, mida nad võiksid kasutada oma kohtuasjas Lee Gilli vastu. Ja tundub, et vähemalt prokuröride sõnul mõtles ta juba algusest peale linnast lahkumisele. Tead, ta oli juba päev või 2 hiljem teinud kommentaare selle kohta, et võib-olla põgeneb Texasest, läheb tagasi Lõuna-Carolinasse või isegi mõnda teise riiki. Ja siis muidugi, 2025 aastal, kohe pärast seda, kui talle esitati süüdistus, räägib ta oma väidetava armukesega sellest, et võib-olla Mehhiko, võib-olla kuskile mujale minna. Kuidas see kõik sobitub nüüd sellega, et ta väidetavalt tõesti lahkuski riigist? Teate, kui mina oleksin prokurör, siis need oleksid väikesed pärlid, mida ma tooksin kohtuprotsessil žürii ette, sest need näitavad, mis selle inimese peas toimus. Ja prokuröri vaatenurgast, nagu ma ütlesin, on see teadmine oma süüst. See on mees, kes teab, et ta on süüdi ja püüab vältida lõplikku tulemust. Elu lõpuni vangikongis olemist. Ja ta on valmis astuma äärmuslikke samme, näiteks põgenema jurisdiktsioonist, lahkuma oma riigist
ja kaaluma mitut teist riiki. ma arvan, et kui vandekohus seda vaatab, jõuavad nad tõenäolisemalt järeldusele, et see inimene arvas, et ta on süüdi ja püüdis põgeneda, mitte ei olnud täielikult tagakiusatud ja alusetult süüdistatud. Ja sellepärast ta seda tegigi. Kui teda oleks alusetult süüdistatud, oleks tal olnud muid võimalusi, näiteks esitada veenev kaitse. ja selles osas, mis puudutab kaitset, siis jah, tal on tuntud advokaat. See on inimene, kes on varemgi selliste juhtumitega tegelenud. Kui sul on, ja ma arvan, et tõsielukuritegude puhul, kui inimesed kuulevad, et oli truudusetuse süüdistusi ja mõningaid asju, mida sa sellest dokumendist lugesid, siis paljud inimesed kommentaarides ütlevad, seal ta ongi. Ma ei tea, kas ta tegelikult tegi seda või mitte. Ta on kindlasti süütu seni, kuni pole tõestatud vastupidist. Aga prokuröri seisukohalt, kui sul on selline info, siis sa saad öelda, hei, 2023 aastal oli see inimene, kes pettis oma naist. Ja siis ta läheb tagasi ning jätkab selle inimesega rääkimist, nagu see truudusetuse osa perevägivalla juhtumites. Kui tugevaks tõendiks see sellistes juhtumites võib olla? Tead, Chris, siin on tõesti oht, et vandekohus vaatab seda ja küsib, mis motiiv võiks sellel inimesel olla, et oma naine tappa. Noh, võimalik motiiv on see, et ta tahtis olla kellegi teisega. Ja lahutuse, lahkumineku kui mõne traditsioonilisema lahenduse asemel viis ta asja äärmuseni. Ma arvan, et vandekohus võib seda vaadata ja öelda, hei, see viitab motiivile. See annab sellele mehele põhjuse soovida oma naisest lahti saada, sest ta tahab olla kellegi uuega. Loomulikult on sellele vastuargumente, aga ma arvan, et on oht, et vandekohus näeb seda just nii. Sest kui vaadata näiteks süüdistust, siis arstid usuvad, et see naine kägistati surnuks. Ja ilmselt on olemas meditsiinilised tõendid ja lahangu tulemused, mis seda näitavad. Ja siis ma mõtlen, et sinu kui kriminaalkaitse jaoks, kui sa seisad silmitsi sellise olukorraga ja on olemas meditsiinilised tõendid, siis osa sellest on ju see, et võib-olla ta oli oma abielus tüdinenud, aga see ei tähenda, et ta tappis oma naise. Kui tundub, et ta kägistati surnuks, siis kuidas sa kliendi kaitsmisel sellele vastu astud? Üks asi, mida meeles pidada, on see, et prokuratuuril on oma eksperdid ja nad räägivad nende inimestega. Mõnikord on neil nende inimestega isiklikud suhted ja need eksperdid ei ole tingimata 100% erapooletud. Sageli on neil huvi selle vastu, milline tulemus tuleb. Sageli võib neil olla teatud vaatenurk, mille kaudu nad tõendeid vaatavad ja see mõjutab nende tõlgendust. Järeldus, et tegemist oli kägistamisega, on arvamus. See on ühe meditsiinieksperdi arvamus, aga kaitsjate jaoks poleks sugugi haruldane, kui nad palkaksid omaenda kägistamise eksperdi või laseksid isegi teha omaenda lahangu. Et viia läbi põhjalik uurimine ja öelda, oodake korraks. See esimene arvamus kägistamise kohta on vale, sest X, Y ja Z. Ja ma arvan, et kui inimesed kuulevad nendest kohtuarstide raportitest, siis nad arvavad, et see peab olema tõde. See peab olema meditsiiniline fakt. Ja see ei pruugi tingimata nii olla. Ja ma mõtlen, et isegi tead väga erinev olukord. Jeffrey Epstein, hea näide sellest, tead, mõnel juhul öeldakse, et üks asi juhtus, aga siis teised ütlevad, et ei hakka seda jäneseurgu avama. Tead, täna sellesse jäneseurgu selles loos ei lasku. Tema kohtuprotsess on kavas. Ma lihtsalt vaatan Houstoni KPRC-d. Viimane kohtuistung määrati 8. juunile. Fakt, et ta on Itaalias ja kui mõelda väljaandmise protsessile tagasi tulemiseks, võib olla takistustele, mis nüüd on tekkinud seoses sellega, mida ta tegi. Ma mõtlen, milline võiks sinu arvates edasine ajakava olla? Jah, hea küsimus. Tead, Itaalia tahab näha kaebust, kus on süüdistused välja toodud. Nad tahavad näha ka vande alla antud avaldust, mis toetab põhjendatud kahtlust. Nad tahavad mingit kinnitust, et selle mehe vastu on olemas olulisi tõendeid. Tead, tihti väljaandmise puhul, kui vastuvõttev riik ei leia põhjendatud kahtlust, kui vastuvõttev riik ütleb, et kuulge, ma ei usu, et selle süüdistuse toetuseks on olemas tõendeid, see võib muuta väljaandmise palju raskemaks. Seega peab valitsus need materjalid esitama. Itaalia peab need üle vaatama. Nad peavad tegema logistilisi korraldusi selleks, et viia vahi all olev mõrvas süüdistatav isik tagasi teise riiki. Ma arvan, et me räägime nädalatest. Kas see viib kohtuprotsessi kuupäeva edasilükkamiseni? Ma arvan, et on üsna tõenäoline, et see nii läheb. Ja lõpuks, kui ta arreteeriti, esitas politsei talle süüdistuse raskes mõrvas. Tal on esimene kohtuistung. Caution määrati $1 miljonile ja siis esitas ta $1 miljoni suuruse cautioni käendaja kaudu ning sai välja.
Teades seda, kui tavaline see on, et raske mõrva eest süüdistatav saab nii kaua vabaduses olla, nagu tema on olnud. Ma tean, et nüüd on kautsjon tühistatud ja kui sa riigist põgened, siis see muudab olukorda. Aga üldiselt tundub üllatav, et keegi, keda sellises kuriteos süüdistatakse, saab olla kodus GPS jälgimise all, mitte eelvangistuses. See on üsna haruldane, Chris. Tead, Colorados, kus ma peamiselt töötan, on kohtunikul õigus üldse mitte kautsjonit määrata, kui esitatud on kõrgeim astme mõrvasüüdistus. Ja seega fakt, et kohtunik määras kautsjoni ja sellel inimesel olid ilmselt vahendid, et aidata käendajal kautsjonit esitada, see on üsna haruldane, et mõrvasüüdistuse vastu saab vabaduses olles end kaitsta. Aga nagu sa ütlesid, see kõik kaob peagi, kautsjon tühistatakse. Ta jääb võlgu kautsjoni käendajale tohutult palju raha. Lisaks sellele esitatakse talle tõenäoliselt süüdistus kautsjoni tingimuste rikkumises. Lisaks sellele on see fakt, mis ilmselt näitab oma süü teadvustamist. Ta on endale veelgi suurema augu kaevanud, millest ta peab proovima välja ronida, kui kohtuprotsess algab. Tegelikult tõid sa välja hea mõtte. See oleks tõenäoliselt pidanud olema üks mu esimestest küsimustest. Nii et ta esitab selle kautsjoni käendaja kaudu. Kuidas see, et ta siis väidetavalt põgenes, mõjutab selle süsteemi rahalist poolt? Täpselt. Tavaliselt käib see nii, Chris, et oletame, et selles olukorras on $1 miljoni suurune tagatis. Kostja läheb tagatisandja juurde ja ütleb, kuule, ma ei saa $1 miljonit välja käia. Kas sa saad mind aidata selle tagatise esitamisel? Tagatisandja ütleb, kuule, me vajame vähemalt 20% sellest, $200,000. Kostja annab tagatisandjale selle raha. Kostja lubab, et ilmub igale tulevasele kohtuistungile, sest just seda tagatisandja sisuliselt kohtunikule lubabki. Ja kui seda tingimust rikutakse, siis see kautsjon tühistatakse. Tagatiseandja kaotab tõenäoliselt selle raha ja peab proovima selle isiklikult kostjalt tagasi saada, mis tundub, et tõenäoliselt ei õnnestu kunagi. Nii et see on tohutu segadus. Ja sellele mehele ei anta enam kunagi kautsjoni, kui see kohtuasi peaks kuidagi edasi liikuma. Ta jääb pikaks ajaks trellide taha ja isegi kautsjoni tingimuste rikkumine toob tavaliselt kaasa märkimisväärse vangistuse. Jah, sa tõid välja selle, et ta läks Itaaliasse ja see lõpetab ilmselt igasuguse tulevase kautsjoni arutelu. Eric Faddis, kriminaalkaitsja, oli tore sellest juhtumist sinuga rääkida. Aitäh, et siin olid. Alati on hea meel. Sellega on kõik saates On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.